Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on VOK avatud noortekeskuse juht Katrin Puusepp. Tere, Katrin! Tere! Kuidas läheb? Üllatavalt rahulikult. Et kuna meil on praegu selline koroonakriisi aeg, siis enamus ajast ikkagi ma veedan oma päevad kodus, aga muidu on täitsa okei. Me oleme täna siin sinu kodus hommikukohvi nautimas, aitäh külalislahkuse eest ja ütleme siis kuulajatele ka, et kui on kuulda mingisuguseid hääli, siis see on sinu tuttuus Kutsu, et räägi selle koera lugu äkki. No pikemat aega ma olen tegelikult nagu otsinud endale nii-öelda lemmiklooma ja just nagu koera näol. Et me elukaaslasega alati arutasime, et kas siis üks võimalus on, et võtta koer nagu kutsikana või siis pakkuda varjupaigast kellelegi sellist armastavat kodu. Ja ühel päeval ma läbi foorumi leidsin, et selline Russeli-laadne koerake otsib endale kodu ja mina olin kohe nõus tuiskama Tallinna poole, et koer endale koju tuua. Muidugi kõik olid sellise nagu küsimus, et kuidas sa nagu koju tood, kas ta tood ta puuris, aga mul oli see, et ma lähen sinna bussiga ja tagasi tulen rongiga, et ma nii-öelda kasvatan koerale kohe sellist iseloomu, kuna ma olen hästi nii-öelda tegus reisiv inimene, siis koer peab ära harjuma sellega, et me oleme kogu aeg liikuvuses. Ja kui ma jõudsin Tallinna, siis oli loomade hoiupaika ja mulle nii-öelda karma minu juurde toodi, siis ma sain kohe aru, et see koer peab minuga nii-öelda tulema. Et ta oli küll räsitud ja nägi väga nodi välja, aga ma tundsin, et see koer nagu saab lõpuks nii-öelda endale sellise armastava kodu, kus ennast mõnusalt tunda. Kas tal oli juba selline nimi Karma? Tegelikult tal üldse nime ei olnud ja tal on tegelikult selline hästi tume minevik, et koer ise, kuna me teame, et aretatakse erinevaid tõugusid, siis Karma on oma elust põhimõtteliselt ei olegi näinud sellist, ta ei ole saanud olla looduse laps, ta ei ole saanud sellist armastavat suhtumist, et ta on suht terve elu elanud puuris. Ja nüüd 5 aastat hiljem me leidis ta ja kodu meie juurde ja me elukaaslasega üks päev nagu arutasime, et tegelikult me oleme elukaaslasega juba 5 aastat koos olnud ja Karma siis 5 aastat tagasi sündis. Et meie inimestena oleme nagu nii palju asju elus näinud ja Karma on tegelikult elanud puuris ja ta ei ole seda maailma üldse näinud. Ja nüüd koer on nagu täiega rahul, muidugi tema jaoks oli täielik šokk, et ta saab õues käia, temaga mängitakse, inimesed paitavad, kõik on nagu hästi rahulikud, sest et varjupaigas me nagu teame, on seal hästi palju loomi ja nad teevad kisa ja no ega seal ei ole need kõige paremad tingimused neil, aga nüüd koer on nagu täiega rahul ja seda on tegelikult näha tema silmis. Kus ja kuidas möödus sinu lapsepõlv? Minu lapsepõlv möödus Kohtla-Järvel, kuhu ma olen ka tänaseks jõudnud. Et lasteaias käisin Kohtla-Järvel, siis põhikooli lõpetasin Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis, tänaseks on see Järve kool ja siis gümnaasiumis nii-öelda keskhariduse omandasin Jõhvi gümnaasiumis. Et minu lapsepõlv, kui ma olin kuskil 7-aastane, siis me kolisime tegelikult sellisesse eramajja. Ja meie elu tegelikult kardinaalselt muutus, et ei olnud nii, et seal, ma ei tea, 10 minuti jalutuskäigul on sinu kool, vaid hommikul ärkad ikka varem üles, istud auto peale, sõidad kooli ja nii möödusid minu 9 aastat siis Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis. Noore inimesena võib-olla ongi see, et Kohtla-Järvel on selline inimestel on selline arvamus Kohtla-Järvest, et siin ei ole midagi teha, aga kuna
sind ümbritsevad ikkagi inimesed, siis tegelikult me veetsime hästi palju aega õues, kõndides Sinivoore mäge vallutades ja ka tänaseks päevaks ma elangi siin Sinivoore mäe juures, mida ma tegelikult noore inimesena üritasin vallutada. Kas ma eksin, kui ma ütlen, et sa oled oma klassist võib-olla mitte ainus, aga väheseid, kes on jäänud Kohtla-Järvele ja Ida-Virumaal, kõik on kuidagi laiali läinud üle Eesti? Jah, et noore inimesena me tihtipeale ju, kui me oleme kuskil linnas kinni, kus tegelikult väga palju tegelikult sellist ei toimu, siis on inimestel hästi palju soov kuhugile väljaspoole minna ja avastada seda, mis on kuskil mujal. Et kurb on tõdeda, et hästi paljud on läinud väljapoole, aga tegelikult ma loodan, et mõnigi neist leiab tee tagasi Kohtla-Järvele, kas siis või Ida-Virumaale. Ida-Virumaale jah, et anda kas või noortele mingisuguseid teadmisi edasi, mida nad läksid ammutama või mingeid kogemusi jagada. Sest tegelikult väga oluline on ka see, et tegelikult reisida ja kuskil mujal käia, sest et kui me oleksime selles kastis, kus me istume igapäevaselt, siis me tegelikult ei arene mitte kuhugile. Et see on tegelikult väga hea, et noored tahavad minna ja avastada, aga jätkusuutlik oleks Ida-Virumaa siis, kui need noored lõpuks tagasi naaseks. Aga kuidas sa jõudsid tööalaselt noorte juurde? Algselt ma tegelikult ei planeerinud üldse inimestega, ma ei osanud arvata, et mulle meeldiks inimestega töötamine, aga põhimõtteliselt gümnaasiumi lõpuklassis meil oli vestlus oma lennujuhendajaga ja ta nii-öelda suunas meid mõtlema sellele, et kuna ma olin hästi aktiivne suhtleja koolis, ma tegutsesin hästi palju, mingid projektides osalesin, et ta pakkus mulle välja sellise, et ma võiksin vaadata erialaselt midagi, mis nii-öelda hõlmab inimestega töötamist. Aga muidugi noore inimesena mul läks see täiesti kõrvust mööda ja siis, kui me hakkasime gümnaasiumi lõpetama lõpuaktuselt kõik asjad, siis tegelikult me olime sõbrannaga sellise küsimuse ees, mida siis edasi. Ja meil oligi siis nii-öelda 3 valikut, kas me siis lähme maailma avastama kahekesi, kas me lähme ülikooli või lähme kutsekooli. No esimese nii-öelda sammu me tegime selle ära, et me kutsekooli kandideerisime, mina kandideerisin kondiitripagari erialale, tema nii-öelda kokaks. Meil oli justkui selline varuplaan olemas, et meil jääks lihtsalt kuskile toppama. Siis üks võimalus oli see, et me läheme ülikooli. Ja mida siis ülikoolis õppida? Alguses mõtlesin, et võib-olla midagi kunstialast, kuna mind on hästi köitnud selline kunst ja eneseväljendus, et ma olen seda teinud põhimõtteliselt praktiliselt terve elu alates, käisin käsitööringis 5 aastat, mille ma ära lõpetasin, et mulle meeldib selline käeline tegevus, et ma saan väljendada oma kätega, kas joonistamise, õmblemise või muu sellise nii-öelda väljendusega. Ja siis, kui ma hakkasin ülikoolide lehti lappama, siis ma sain aru, et seal midagi mind ei köida. Ja ühel päeval, kui ma Facebookis lihtsalt vaatasin mingeid uudiseid, siis tuli selline, et tule õppima noorsootööd. Ja siis hakkasin lugema seda kirjeldust, ma mõtlesin, et issand jumal, et see on täpselt selline töö, mis mulle meeldiks, see on hästi selline paindlik, sa saad olla seal sina ise, on ju, ja põhimõtteliselt ma kandideerisin ainukesele erialale. Ehk siis mul ei olnud mitte ühtegi teist varuplaani ülikoolis, et oligi see ainult noorsootöö. Aga kuidas sa Vokka sattusid siis tööle meile valda? Põhimõtteliselt esimesel ülikooli aastal ma läksin Tallinna täiesti elama, töötama ja töötasin 9 kuud kaubamajas ja ühel päeval, kui mis tööd sa kaubamajas tegid? Kaubamajas ma olin moenõustaja pluss teenindaja. Et see oli hästi selline mitmekesine töö ja oli ka valik, kas ma oleksin naiste või meeste osakonnas ja kuna ma tahtsin ennast arendada, siis ma läksin meeste osakonda. Et tavaliselt inimesed ikkagi tahavad sellesse olla nii-öelda mugavustsoonis, aga ma mõtlesin, et davai, et ma nii-öelda katsetaks neid piire ja õpiks midagi juurde, mis ma ei tea, tänaseks päevaks see tuleb täiega nii-öelda kasuks, et ma ei tea, elukaaslane riidesse panna, minu jaoks käkitegu.
aga jah, 9 kuud möödusid siis Kaubamajas, väga ägedad nii-öelda väljakutsed olid seal, aga jah, üks päev avastasin, et jälle Facebookis väga paljusid asju jagatakse, et otsitakse VOKA noorsootöötajat ja kuna ma õppisin noorsootöö eriala, siis mõtlesin, et nagu väga äge oleks ju esimesel aastal juba enda teadmisi hakata rakendama. Ja põhimõtteliselt siis ma konsulteerisin oma emaga, rääkisin oma isaga sellest, rääkisin oma elukaaslasega, kõik olidki, et siis sa saad ju Ida-Virumaale tagasi tulla, et mis sa seal Tallinnas teed? Kas see oligi sinu plaan kogu aeg, et Ida-Virumaale tagasi tulla? Et minu plaan oli jah, aga võib-olla siis kuskil koolis, et tulevikus ma näen ennast näiteks kuskil koolis töötamas, aga oligi see, et alustuseks on noortekeskus väga hea nii-öelda. Ja oligi see, et kandideerisin ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, et okei, ma õpin noorsootööd, aga mis ma räägin nendega. Ja tegelikult ma hästi palju mõtlesin üle, sellepärast, et sa oled harjunud ikkagi Kohtla-Järve Jõhvi vahel käima, et VOKA on kuskil, ma teadsin, et selline koht on olemas, et kuskil Toila vallas, aga ma ei olnud kordagi seal käinud oma elu jooksul. Ja siis oligi see, et ma istusin bussi peale, sõitsin. #piinlik. Jaa, täiega piinlik. Et selles mõttes istusin bussi peale ja sõidan VOKA, siis mõtlen huvitav, kus ma maha pean tulema. Siis vaatasin veel Google Mapsi pealt, et okei, ma pean siin maha tulema. Siis tulen maha ja siis mõtlen, issand jumal, kuhu ma sattunud olen? Nii väike koht. Kuule, aga sa oled rahvatantsu tantsinud? Jaa. Ja kas teie ajal ei olnud siis ühtegi ägerat rahvatantsupidu just VOKA staadionil? Võimalik on, et me oleme seal käinud, aga kuna me olime hästi aktiivsed nagu nii-öelda rahvatantsu poole pealt, et me käisime tegelikult hästi palju igal poole esinemas ja kuskil me võtsime osa, siis mul ei ole tõesti ühtegi mälestust. Teadlikku mälestust. Jaa, et see on nagu väga huvitav. Nii, ja siis sa sattusid VOKA läbi Facebooki kuulutuse põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt küll, jah. No väga äge, Facebook on imeline. Aga jutumärkides, et me võime siin nalja teha, et sa räägid, et kui ma olin noor ja siis ma arutasin sõbrannadega ja sa oled 21 täna ikkagi on ju. Ma jälle jutumärkides küsin, et kui sa olid noor, et kas sa siis külastasid ka ise mõnda noortekeskust? Kui aus olla, siis ma ei teadnudki, et sellised võimalused on. Et võib-olla kuskil alateadlikult me võib-olla teadsime, et Jõhvis on näiteks noortekeskus, aga ma ei olnud kordagi sinna oma jalga tõstnud reaalselt. Et selles mõttes kas ma ei tundnud vajadust või ma ei osanud sellest vajadust tunda. Et tänapäeval, kui mina oleksin rohkem olnud teadlikum sellest, et on sellised ägedad kohad nagu noortekeskused ja seal töötavad nii ägedad noorsootöötajad, siis ma oleksin kindlasti oma mõned päevad kindlasti nädalas veetnud noortekeskuses teistega suheldes. Et minu puhul oligi see, et ma ei ütleks, et ma oleks tundnud sellest puudust, aga see oleks mul minu nii-öelda noore elule andnud natuke rohkem väärtust. Ehk siis sul on täna raske võrrelda seda, et millised olid noortekeskused siis, kui sina olid jutumärkides noor? Jaa. ja selle noortekeskusega, mida sa ise täna juhid? Jaa. Et ongi see, et minu jaoks oli täiesti nagu uus, et kuna ma alles hakkasin ju noorsootöötajaks nii-öelda õppima, siis oligi see, et sul on ju sellised nagu, ja täiesti nullist, et sul on sellised algteadmised, sul on mingid noored, kellega sa pead rääkima, jumala selline nii-öelda cringe moment, on ju, lähed, et siis nii-öelda surud justkui ennast peale, aga mida aeg edasi, seda rohkem sa saad aru, et noor tegelikult tuleb sinu juurde, mitte tema, mõnikord sa pead tema juurde ka minema, et vahepeal me peame nii-öelda oma sellest mugavustsoonist välja tulema, aga see, et minu jaoks oli täielik müstika, et kuidas ma lähen noore juurde, et davai, teeme midagi. Et tavaliselt noored on nii-öelda hoiavad hästi oma ette ja ma ei taha olla ka selline, et ma pressiks ennast nagu täiega peale. Me oleme lõpetanud sama kooli, mulle meeldib niimoodi numbrites natuke mõelda, et kui mina lõpetasin 12, siis sina lõpetasid 4. Aga kui sa võrdlen nüüd jällegi jutumärkides neid noori, kui sina olid noor ja tänapäeva noori, keda sa nii-öelda alateadlikult juhid ja teadlikult ka on ju. No reaalsus on see, et muidugi on väga suured erinevused, sest maailm ju tegelikult liigub ka pidevas muutuses ja iga päev on nagu, kuidas öelda, inimesed muutuvad tegelikult ajas hästi palju. Et võib-olla millest meie nii-öelda noortena tundsime rõõmu, võib-olla tänapäeva noored enam ei tunne nendest asjadest rõõmu või nad ei tunne nende asjade järgi vajadust. Et meil oli jumala nagu äge mingi veeta aega kuskil Hesburgeris istudes, ma arvan, et tänapäeval
tänapäeval ka nagu noored istuvad, aga meie jaoks oli see nii-öelda must have, ehk siis peale tunde läksid oma kambaga, istusid kuskil söögikohas maha ja latrasid ja kõike me tegelikult tegime hästi palju koos ja me käisime nagu väga paljudes linnades ja käisime seda avastamas, seda nii-öelda Eestit, et meie jaoks oligi väga oluline nii-öelda õpi tundma Eestimaad, et midagi koos ägedat teha. Aga ma arvan, et isiksuselt on äkki noored kindlasti palju nii-öelda muutunud, inimesed on palju avatumad, et üldse, kuna tänapäeval on väga oluline see, et sa oled hästi inimlik, sa nii-öelda aktsepteerid, tolereerid, et tegelikult noored liiguvad selles suunas, et võib-olla minu ajal ei olnud selline nii-öelda märkamine, tolereerimine nii-öelda väga populaarne noorte seas, aga tänapäeval ma näen, et noored tahavad aidata, nad tahavad olla kaasatud, aga meil oli ka selliseid noori, kes olidki hästi passiivsed ja tänapäeval on ka kindlasti neid. Kas see, et te tahtsite avastada Eestit, kolada mööda linnasid ringi, kas see võis tulla näiteks koolist? Et kuidagi kool on mõjutanud sellist nagu olekut? Kindlasti, kuna Jõhvi gümnaasium tegelikult korraldas erinevaid väljasõite, siis tegelikult nad andsid nagu nii-öelda sellise vundamendi meele, et ongi okei avastada, käia, et keegi nagu ei pannud meid kuskile kasti või piiridesse kinni, et meile lihtsalt meeldis kuidagi aega veeta nii-öelda väljas, et tänapäeval me võime ju telefonides istuda, aga meie jaoks oli hästi oluline selline inimeste vaheline suhtlus ja et meil oleks nagu fun, mida siis nii-öelda vanast peast justkui meenutada, sest meil oli alati see nii-öelda eesmärk ka sellele, et meil oleks tulevikus midagi nagu meenutada, et see ei olnud lihtsalt 3 aastat gümnaasiumis, vaid need olid ägedad 3 aastat gümnaasiumis. Aga ma tegelikult arvan, et sa ei räägi mitte ainult noortele motivatsiooni mõttes nagu väga head juttu ja ei anna väga häid nõuandeid, vaid sa võiksid vabalt rääkida ka vanematele inimestele nagu mina, nali. Ei alati saab mingid mõtteid ju võtta, et sa ei pea arvama ju täpselt nii nagu teine, aga sa võib-olla oskad noppida sealt mingisuguseid neid sulle sobilikke mõtteid ja neid vormida enda omadeks. Jah, me tuletame meelde siinkohal, et need on kõigest meie mõtted, meie arvamused, need ei pea ühtima kõikide teiste mõtetega ja kõigile ei saagi meeldida ja kõik inimesed ei ole ka meie jaoks. Aga seoses selle motivatsiooniga siis oligi küsimus see, et kuidas siis kodus olles pead nii-öelda mitte kaotada, mida teha? Mina olin selle nii-öelda probleemi või küsimusega kimpus, kui koroona meil tegelikult algas. Ja tegelikult ma ei tunnetanud seda piiri, mis nii-öelda meile justkui seati. Et esimesed 2 nädalat sa puhkad seal, hästi mõnus on ju, aga siis sulle hakkab nii-öelda kohale jõudma, et tegelikult sa ei saa mitte kuhugile minna. Ja siis tekkis selline alateadvuses selline masendus, mingi pahameel, sa olid justkui nii-öelda konfliktis iseendaga ja esimestel kuudel, kui koroona meil möllas, sain ma aru, et ma olen jõudnud kuskile väga pimedasse nurka tagasi oma elus ja selleks, et sellega nii-öelda tööd teha, ma ei näinud, ma ei osanud sellega mitte midagi peale hakata, sest ma olin justkui kimpus üksinda sellega ja väga paljud noored tegelikult on tänapäeval, et kui me loeme neid erinevaid uuringuid, artikleid, kus räägitakse, et noored on stressis ja depressioonis. Ka mina tundsin seda koroona esimestel kuudel, kui see alles möllama hakkas. Ja selleks, et sellest nii-öelda välja tulla, peab inimene tegelikult mõistma iseennast. Et kõik algab meist endast tegelikult ja selleks, et kuhugile jõuda mingisugune siht endale seada, mingid eesmärke nii-öelda, üldse igapäevaelus, siis ongi see, et sa pead tegelikult tundma enda minapilti. Et me inimestena väga palju, me ju küsime tegelikult, et kes ma olen, mida ma selles elus tahan saavutada, et sellised nii-öelda küsimused on meil igapäevaelus tegelikult väga esile tõstetud just tegelikult on noorema seas kui ka vanema seas, et kes ma selline üldse olen. Et tegelikult enda minapildi tundmine tegelikult annab sellise teadvuse,
mis aitab siis tegelikult edasi samme teha. Et kui me olemegi seal kimpus iseendaga ja me ei mõista iseennast, siis tegelikult väga raske on kuhugile jõuda. Et ka mina siis võtsin ennast kokku, kirjutasin oma mõtted paberile kirja, mis mind kõik häirib siin. Ja ma hakkasingi mingisuguseid uusi harjumusi enda ellu tooma, et kuna sa istud kodus, sa oled harjunud, vaatad telekat, teed süüa, pikutad, sellised nii-öelda igapäevased nii-öelda tegevused. Selle nimi on autopiloot. Jaa, et selles mõttes, aga kui sa teed seda kuust kuusse, siis lõpuks sulle nagu jõuab kohale, aga ma ei arene mitte kuhugile. Ja siis ma sain aru, et peab hakkama ennast liigutama, siis ma hakkasin ennast liigutama, hakkasin tegema nii-öelda neti vahendusel trenne ja siis mul tuli selline, ma justkui leidsin endas selle pisikese motivatsiooni jupikese üles, mis siis tegelikult pani need rattad käima. Ja siis ma hakkasin ennast erinevatele kursustele kirja panema, mida neti vahendusel sai teha, siis ma kohtusin oma sõpradega läbi neti vahenduse, et ma hakkasin looma endale mingeid harjumusi, mis viiksid mind selleni, et ma oleks jälle see õnnelik, positiivne inimene. Mulle meeldis, kuidas sa ütlesid alguses, et see kurbus tuli sulle alateadvusesse. Yeah. Et see on juba nagu väga hea märk, et sa said aru, et see tuli sulle alateadvusesse. Yeah. Et sa saad sellest tegelikult stopp öelda. Et selles mõttes, kui sa oled hästi nii-öelda, kui sa tunned ennast läbi ja lõhki, siis tegelikult sa hakkad ennast kuskil nii-öelda, kuskil siin ajus hakkab kuskil mingi pirnike põlema, mis nii-öelda ütleb, et kuule, siin on nii-öelda ohukoht, et davai hakka ja midagi tegema. Aga seoses nende koolitustega, mida sa siis Facebookist ilmselt on ja internetist avastad, et minu arust on toimunud täielik plahvatus ja pomm ja kõik on kuidagi nii palju coach on välja tulnud ja challenge'id tasuta osalemiseks ja mina olen ka osalenud nendest paljudel ja isegi leidnud endale väga häid uusi mentoreid ja just ka mina pildi teemadel, et see on minu jaoks ka väga-väga huvitav teema ja me kindlasti koostöös püüame seda ka, ma arvan, noorteni tuua. Ma arvan, me leiame selleks hea võimaluse. Ja kui me räägime nüüd noortest detailsemalt, siis mis sa arvad, et kuidas nutiseadmete ja sotsiaalmeedia tänapäeval noortele mõjub, et sina näed seda interneti tarbimist veidi lähemalt, ma arvan, sest noored on kogu aeg sinu juures või olid enne piirangut ja kuidas sa seda hindad siis? No kuna ma ise ka veel tunnen ennast ikka noore inimesena, sest et nii-öelda seaduse mõistes olen ma ikkagi veel noor, siis ja olen mina ka see tarbija, kes tegelikult sotsiaalmeediat ja kõiki asju tarbib ja tegelikult see ju kujundab alateadlikult meis mingisuguseid uskumusi, mingeid väärtusi, mis on ühiskonna mingid normid, aga kui sa oled piisavalt tark inimene, siis sa oskad tegelikult sellise kriitilise pilguga tegelikult neid asju vaadata. Et me võime ju Instagramis näha neid ilusaid pilte, see vormis inimesi, mingisuguseid, et kõik on nii äge ja lõbus, aga tegelikult võib peituda nende piltide taga midagi muud. Et tavaliselt me sotsiaalmeedias üritame anda endast mingisuguse hästi positiivse nii-öelda kujundi, mina kindlasti ka on ju, et ma igapäevaselt, aga ma üritan tegelikult igapäevaselt ka kajastada siis, kui mul on need murdepunkte, et inimesed ka õpiksid mind tundma sellest, et täiesti okei on tunda ka selliseid negatiivseid tundeid või et iga päev ei olegi kõik nagu nii hästi, aga see on täiesti normaalsus, et see viib tegelikult meid selleni, et me hakkame endaga tööd tegema, me arendame ennast, me saame mingeid uusi teadmisi ja sotsiaalmeedia noorte puhul ka kujundab neid igasuguseid nii-öelda vaateid, seisakuid, hoiakuid ja sellel on väga suur mõju tegelikult, et kui me nii-öelda pressime ühte ja sama mingit fakti, mis on meie jaoks nii-öelda fakt on ja me nii-öelda iga päev hakkame seda nii-öelda inimeste sisendama, siis ta lõpuks usubki seda tegelikult ja me võime näiteks enda sõnad kellegi teise suhu panna ja ta arvab, et need on tema mõtted. Et tegelikult neid mõjutusvahendeid on hästi palju erinevaid, aga inimene, kes on väga eneseteadlik, oskab kriitiliselt infot lugeda ja mõtestada, siis tegelikult ta leiab selle koha üles, kus on selline nagu väike nii-öelda see konks sees. Aga räägitakse, et internet ei ole paha ja et ma arvan, et sa ise ka ütlesid seda praegu oma jutuga, ütlesid selle mõtte välja.
et seda tuleb lihtsalt teadlikult tarbida. Yeah. Aga kas ikkagi sa keelaksid näiteks mõned platvormid üldse ära? Praeguselt, kuidas öelda, ise ma selliseid nii-öelda platvorme, mida igapäevaselt ikkagi kasutad, Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram ja need ülejäänud, et tegelikult meil inimestena ju kujunevad välja mingid platvormid, mida me igapäevaselt kasutame ja mis nii-öelda rahuldavad meie justkui vajadusi või seda info välja, mida me tahame saada. Aga tihtipeale mina teadliku inimesena näen, et vahepeal, kui ma istun TikTokis tunde, siis ma saan aru, et see mõjub mulle nii laastavalt ja ma kustutan selle teadlikult selle äppi ära, paar päeva ma ei kasuta ja siis ma mõtlen, okei, huvitav, et tahaks teada, mis seal toimub. Tõmbad alla, natuke vaatad ja siis pead piiri. Et selles mõttes endast seda kasvatada, seda iseloomu, et vahepeal me peame endale pidurit tõmbama. Et mina isiklikult ei oskaks öelda, et milliseid platvorme peaks ära keelama, sest tänapäeval platvorme luuakse selleks, et inimestel olekski lihtsam, neil oleks lihtsam mingi infole ligidale saada. Aga mis infot sa TikTokist reaalselt saad? No, kuidas öelda? Peale selle, et on mõned võib-olla ägedad retseptid, mis on tõesti kasulikud äkki. Okay. Aga peale selle, minu arust TikTok on täielik kurja juur lihtsalt, see on õudukas. No see on see, kui teadlik tarbija sa oled tegelikult. Et okei, me võime, seal on kaks nii-öelda, et on for you page ja siis on see, mis nii-öelda jumala suvalised asjad on ju, ja siis on see, mida sa nii-öelda oled kellegile follow'i pannud, eks hakkad jälgima teda ja siis sa nii-öelda tarbid seda on ju. Viimane tundub kõige mõistlikum. Jaa, et tavaliselt mina veedan oma aega pigem seal, kus ma olen kellegile visanud selle jälgimise. Et ma olen leidnud seda hästi palju selliseid inimesi, kes on täis hästi palju positiivset ja näiteks üks naisterahvas elab Hawaii'l oma perekonnaga ja tal on selline nii-öelda puumajake, kus nad elavad ja siis kui seal on tormid ja asjad, siis ta kajastab seda ja nii äge on vaadata, et ma ise võib-olla Hawaii'le praegu ei saa sõita, aga ma näen seda nii-öelda siirast emotsiooni selle naisest, et ta kajastab seda, mis seal Hawaii'l toimub ja mida ta teeb seal ja kuidas ta surfamas käib. Et sellist emotsiooni justkui, mina otsin seda emotsiooni. Et minu arust on väga lahe see, et ma saan Kohtla-Järvelt olla põhimõtteliselt läbi virtuaalse maailma kuskil Hawaii'l. Või kui ma jälgin mingit oma lemmik YouTuberit, siis ma saan olla kuskil, ma ei tea, New Yorgis. Ja. Aga mis on ikkagi see nii-öelda päevane norm, mida võiks jälgida, et võt ühes päevas võiks nii palju olla sotsiaalmeeles. Ma arvan, et kui me neid ekraani aegu vaatame, siis veits piinlik hakkab. Tegelikult minul ei ole veits piinlik, sellepärast, et minu iPhone teeb iga nädala lõpus, väga paljudel vist teeb selle nii-öelda kokkuvõtte, palju siis sa istusid ja kus sa istusid. Ja kuna peale silma oppi ma ei saanud tegelikult internetis istudes, ma lihtsalt ei näe, siiamaani võib-olla ma ei näe seda ekraani väga hästi lugeda, siis oli see, et mul hakkas justkui võõrutusravi sellest internetist. Tänaseks päevaks ma ei tunne enam sellest puudust, see on väga imelik. Kuule, aga ma loodan, sa ise ka tead, et kui väga Toila noortel tegelikult sinuga vedanud on, et lisaks sellele, et sa oled ju noortekeskuse juht on ju, sa juhendad ka trummiringi, fotoringi, et mis sul veel seal tagataskus varuks on? No praegu koroona pärast me väga paljusid asju teha ei saa, aga kui ma tööle tulin, siis minu jaoks on hästi oluline see, et ma tegelikult oleksin noorte jaoks olemas. Muidugi ma ei taha neile ennast peale pressida, aga nad mõistaksid, et tegelikult ma olen alati neile olemas ja kui meil eelmine aasta, kui kool lõppes, siis me käisime näiteks noortega grillimas lihtsalt rannas, et oligi üks päev, kui me noortekas läks hiljem lahti ja me käisime lihtsalt Vokas rannas, istusime maha, tegime lõkke üles, mõned käisid ujumas, et nii-öelda veetsime aega niimoodi mõnusamalt kuskil nii-öelda väljaspool, et noored saaksid ka aru, et ma ei ole selline, kes istub ainult kabinetis, et minuga võib ka väga ägedaid asju korda saata. Käisime ka batuudikeskuses, et ma üritan neile pakkuda seda ja kindlasti olen mina ka see hull julge, kes muidugi läheb sinna batuudile hüppama, et nad näeksid ka selles, et ma ei ole lihtsalt see, et ma organiseerin, vaid ma võtan osa ka. Aga mina kuulsin, et mingisugune kirve viskamise asi tuleb ka.
ei, see on vibulaskmine. Oi, vabandust. Kirveid ma veel visata ei oska. Aga sa võid selle alati ära õppida ju. Selles mõttes jaa, et tuleb just ennast kokku võtta ja tänapäeval on ju meil kõik võimas YouTube, mis õpetab meile, kuidas mida kõike korda saata, et ma arvan, et see on täiesti võimalik ära õppida. Kuidas sulle tundub, kas tänapäeva noored on üleüldiselt motiveeritud? Kindlasti see sõltub noorest iseendast, kindlasti sellest, milline kool on, kas kool pakub mingisuguseid enesearendamisvõimalusi või väljakutseid. Et noortes on alati peidus motivatsioon, et see võib hästi pisike motivatsioon olla kuskil peidus, aga selles mõttes neil on alati olemas, aga sa pead oskama erinevate meetodite või võtetega nii-öelda see motivatsioon välja turgutada. Et see ongi see, et motivatsioonil on neid erinevaid faktoreid, mis nii-öelda toovad inimeses välja selle motiveerituse. Mõne jaoks on see rahaline näiteks, mõne jaoks on see, et ma ütlen talle aitäh selle eest, et on näiteks olemas, et inimesed on hästi erinevad. Aga ma ei ütleks, et noored ei ole motiveeritud, lihtsalt meie täiskasvanud inimestena peaksime neid rohkem suunama ja neid julgustama. Aga mis teemasid neile võiks kodus ja koolis rohkem rääkida ja õpetada, et mis meie sõnum võiks täna olla? No kuna ma töötan inimestega, siis ma tunnen, et meie hariduses on tegelikult puudust ongi, et kuidas ennast nii-öelda õppida tundma, kes ma olen, sellised inimlikud teemad, kuidas olla salliv, kuidas olla toeks, kuidas tunnustada, kuidas tänulikkust näidata. Aga rääkides veel ka mina pillist, siis mulle meeldib see küsimus, et mis lugu sina ise endale räägid. Aga ma arvan, et ikka selliseid noori on eriti tänases olukorras ka, et kus kuskile minna ei saa, et võib-olla me olemegi muutunud selliseks, et ma ei viitsi, ma ei taha. Et mis su sõnum sellistele noortele on, kes räägivad ise endale seda lugu iga päev, et ma ei viitsi? Me peame mõtlema sellele ka, et me tegelikult, me elame nagu, mõned inimesed elavad minevikus, mõned inimesed elavad olevikus ja mõned inimesed elavad tulevikus. Et me peame tegelikult teadvustama ka seda, et kas me tahame terve elu elada nii, et ma ei viitsi, ma ei taha, mulle meeldib siin diivanil lesida. Et me võime tõesti olla nii mugavad, aga tihtipeale see ei vii mitte kuhugile, et kui me lihtsalt passime ühe koha peal. Et mingi aeg on tõesti normaalne, et ma võtan aega ise endale, ma puhkan, mõtlen oma mõtteid, on ju, keegi mind ei sega, see on täiesti normaalne. Aga kui see on nii-öelda nädalast nädalasse, kuust kuusse ja aastast aastasse, siis see kujundabki meist selle inimese, kes tulevikus ei taha tööl käia, ei taha õppida, ei taha kuskil maailma avastada, ei taha kuskil, ma ei tea, kas või sõpradega kokku saada, siis tal on mugavam lihtsalt istuda kodus. Et tegelikult see kujundab tegelikult meie tulevikku, et kui me praegu noortena langetame otsuse, et me ei taha elus mitte midagi, et mind ei kotti, mind ei huvita, mul ei ole hobisid, siis tulevikus ongi see, et sa võib-olla istudki hommikul ärkad üles, lähed tööle, tuled töölt koju, lähed magama ja selline tüüpiline rutiin on ju. Ja siis sellest välja saada on üpriski raske. Minu arust kõige tähtsam ongi jõuda üldse selle mõtteni, et mulle ei meeldi see, et ma niimoodi iga päev mõtlen või mulle ei meeldi see, et ma teen jälle seda, et kui sa juba selleni jõuad, et see on nagu väga suur samm, sest paljud ei jõuagi selleni. Paljud lihtsalt korrutavadki endale iga päev seda, et ma ei viitsi. Aga... Ja siis nii ongi ja nii ongi ja nii ongi iga päev. Aga kuidas sulle tundub, et millised on just Toila valla noorte ootused noortekeskuste osas, aga arvestades seda, et meie vald on selline väga erilise kujuga, et ja piirkonniti on see teenuse peale ka ikkagi väga erinev. Kuna mina tulin Vokka ju täiesti nii-öelda teisest keskkonnast, et varasemalt ma ei olnud seal kokku puutunud, siis tegelikult mul oli võimalus õppida tundma Vokka elanikke, Vokka noori. Et tegelikult mul ei olnud ju mingit eelarvamust, et mul oli täiesti puhas leht. Et see võib-olla on aidanud seda kujundada, seda teenust, mis on tänaseks päevaks meil tegelikult Vokas, on ju. Aga me töötame selle kallal, kuna praegu ma täidan just kui noorsootööjuhi kohustusi,
siis me oleme nii-öelda südameasjaks teinud selle või võtnud selle, et nii-öelda koostööd arendada erinevate just Järveküla ja Kohtla-Nõmmega, et meie noored saaksid ka nii-öelda omavahel suhelda, et need viimased väljasõidud, mis meil on toimunud, ongi nii, et me oleme kutsunud kokku kõikidest meie nii-öelda asutustest noori, et nad õpiksid üksteist tundma ja nad saaksid aega veeta koos. Miks sulle su töö meeldib? Mulle meeldib minu töö. Esiteks... Seda on näha, et sulle meeldib see? Minu töö puhul on see, et ma saan olla mina ise. Et väga, nagu me juba eelmainitud oleme rääkinud, inimesed otsivad ise ennast ja mõnikord me ei julge olla nii-öelda mina ise, et enda töö juures ma saan olla mina ise, ma saan suhelda noortega, ma saan tegelikult pakkuda neile seda võib-olla, mida mulle nii-öelda minu ajal ei pakutud. Võib-olla pakuti, aga võib-olla sa ei teadnud, sa ei tarbi neid teenuseid. Et mina hästi teadlikult nagu üritan ikkagi noortele anda seda ja kui nad oskavad veel küsida, siis see teeb veel lihtsamaks tegelikult minu töö. Ja ma ei ütleks, et mu töö on selline, et ta paneb mind kuskile piiridesse. Ma saan neid piire kogu aeg murda, katsetada ja hästi paindlik on see töö, et üks päev ma võin noortekeskuses seda teha, üks päev ma võin seda tänaval teha, üks päev ma võin kas või sõita kuskile nendega või kuskil mõnusalt lihtsalt aega veeta. Minu arust on ka see tähtis, et kui sa ikkagi täna ei tea seda, mis see sinu asi on, ma arvan, et see on suur küsimus paljudel noortel ja võib-olla paljudel ka minu vanustel ja natuke noorematel, et mis see minu asi siis on, mida ma peaksin seda elus tegema, siis kui sa seda ei tea, siis on okei, aga tegele samal ajal enesearenguga, loe raamatuid, osale challenge itel, tasuta, see on, internet on täis neid lihtsalt, et see ei ole ka elu ja surma küsimus, et kui ma ei tea täna, mis see minu asi on, ega mina võib-olla ka väga täpselt 100% ei saa öelda, et võt see ongi minu asi nüüd. Tegelikult katsetada nagu ja proovida, sest et mina ka noorena tegelikult katsetasin väga palju erinevaid asju ja alati küsiti, et miks sa jää nagu ühe hobi peale, et mis sul viga on, et sa ei jõua mitte kuhugile elus, et oligi see, et üks päev ma sõitsin lumelauda, siis mul viskas nii-öelda müüsin oma lumelaua alla maha, näiteks. Teine päev katsetad maalimist, siis saad aru, et see ei ole sinu jaoks, siis üks päev õmbled, ei ole sinu jaoks, siis ma ei tea, sinust sai matkaja, et sa katsetadki nagu erinevaid neid võimalusi ja võib-olla üks päev sa saad aru, et see on sinu kutsumus. Näiteks mina leidsingi fotograafia näiteks või trummiring, et tegelikult muusikakooli ma ei ole lõpetanud, ma jätsin pooleli, siis mul nagu lihtsalt ma sain aru, et see mida muusikakoolis justkui anti, ma ei saa sellest mitte midagi. Tänaseks päevaks, kas see nii-öelda hoidis mind tagasi sellest, et ma nii-öelda trummitunde ei hakkaks andma? Muidugi ma neid annan, Jah, ma arvan, et see ei ole mingi auasi rääkida minu puhul ka, et ma töötan nendel aladel, mida ma ei ole õppinud, aga mulle väga meeldivad need alad. Ja ma arvan, et see on nagu kõige tähtsam, et aastate pikkune praktika ja see tunne, mis tundega sa teed, on olulisem kui see, et ma olen seda õppinud. Jah. Tänapäeval on see hästi aktsepteeritud see, et me ei pea omama sellist nii-öelda haridust, muidugi ma ei väida seda, et me nüüd õppima ei peaks. Kui sa tead tegelikult, et näiteks mina tean, et noorsootöö on minu kutsumus, ma lihtsalt tunnen, et ma pean omama seda haridust selleks, et paremat kvaliteeti anda sellele. Et see oleks lihtsalt uisapäisa, et ma ei tea, et ma ikkagi saaks aru, mis on noorsootöö või mis on noortega töötamine. Jah, et see ei ole tõesti mingi auasi seda siin rääkida, et kellelgi ei ole mingit haridust sellel alal, kus ta töötab, aga ma arvan, et väga oluline on ka see, et mis tundega seda teed. Millest sa unistad? Neid unistasin väga paljud, aga just kui noorte poole pealt vaadata, siis tegelikult on see, et noore hääl loeb, et tegelikult noortel on väga palju ägedaid mõtteid, neil on tegelikult väga asjalikud nii-öelda arusaamad ja mõtted, mis tegelikult viiksid meie ühiskonna paremuse poole. Et me tihtipeale, kui vanast heast ajast on tulnud väljend, et noored on hukas, tegelikult noored ei ole hukas ja noorus ei ole hukas, lihtsalt noored on need, kes katsetavad piire, võib-olla ajavad vahel närvi meid, sest et nad on hinged, kes üritavad nii-öelda mässamise käigus leida iseennast ja see on täiesti nagu selline loomulik nii-öelda kulg ja ma tahaksin, et tulevikus ikkagi
noorsootöö oleks sellises seisus, et seda nagu väärtustatakse, et ei ole nii, et mis nii-öelda väärtust noorsootöö nii-öelda loob noorele, et tihtipeale väga paljud inimesed nagu arvavad, et see ei ole nagu väga oluline, aga meie vallas ma näen, et tegelikult inimesed saavad aru, et see on väga vajalik ja tegelikult see nii-öelda viib selleni, et tulevikus meie nii-öelda noored on väga asjalikud täiskasvanud, kes muudavadki maailma ja ainult paremuse poole. Kui sa ei oleks noortekeskuse juht, kes sa oleksid? Ma oleks nii-öelda see seljakotirändur, ma arvan. Ma arvan, et ma avastaksin maailma ja siis ma jagaksin oma kogemust. Mille eest sa elus tänulik oled? Oma elus olen ma tänulik tegelikult sellele, et mul on nii toredad vanemad, kes on nagu, kuidas öelda, tulest veest ja kõik asjadest läbi käinud, et selles mõttes nad nägid minuga vaeva, väga palju vaeva, et ma olin see noor, kes oli hästi mässav ja ajas oma asja, et ma olen väga tänulik, et nad suutsid see kaine mõistuse säilitada ja ma olen jõudnud tänaseks siia, et ma töötan noortega, ma olen nende arvates täiesti asjalik inimene. Muidugi natuke mõnikord lapsik aga see on täiesti normaalne, et ma olen hästi tänulik oma vanematele, et nad suutsid seda kainet mõistust säilitada. Siis teine asi on see, et ma olen tänulik selle üle, et mul on nagu nii ägedad inimesed ümber ja nad inspireerivad mind ja mina neid inspireerin. Et meie elus on väga oluline see, et tegelikult meil oleks selliseid kolmandaid isikuid, kellega oma mõtteid nagu nii-öelda muljetada, rääkida, et sa ei ole nagu üksi, et sul on nagu hästi tugev meeskond taga või üleüldse sõbrad, tuttavad, kes nii-öelda hoiavad seda nii-öelda näppu pulsil ja nagu hästi tänulikud ja hästi mõistvad sinu suhtes. Jah, et teistpidi me ju muutume sellisteks, mis harnastaks nende inimestega, kellega me ennast iga päev ümbritseme, et tasub ikka nagu väga hästi läbi mõelda see, et kellele sa oma aega annad, et mis inimestega sa iga päev oma elu ja aega veedad ja ümbritse ennast oma eeskujudega, ole nendega, kes sul eeskujuks on. Ja, et siit ongi see mõte, et me tihtipeale nagu meie nii-öelda mõtteid, meie emotsioone tihtipeale ka mõjutavad need inimesed, kes meie ümberringi on. Et kui mul ongi väga toksilised ja negatiivse alatooniga inimesed ümber, siis me tegelikult kujuneme ka sellisteks. Ja me olemegi sellised ennast täis või sellised kadedad inimesed, et tegelikult väga oluline see, et vaadata üle see suhtlusringkond, kellega sa läbi käid. Mis su sõnum on täna Toila valla noortele, mis sa nendele sooviksid? Kindlasti on see, et selles koroona nii-öelda olukorras ikkagi jääda tugevaks ja teada, et tegelikult meie noorsootöötajad oleme alati olemas, et me ei ole mitte kuhugile kadunud selle nii-öelda olukorra ajal. Tulevik on selline definitsioon, et ei oska seda kohe nii raamidesse panna, aga põhimõtteliselt teha, et üks päev ma loodan, et see koroona saab läbi. Kindlasti sellega läheb aega, aga et nad oleksid selles olukorras tugevad, nii-öelda teeksid oma õpinguid ja asja, et väga keeruline on tõesti selles olukorras nii-öelda olla hästi sihikindel ja oma õpingud ära teha just kas põhikoolis või gümnaasiumis, et ei tohiks jätta neid nagu unarusse, et tulevikus võib see nii-öelda kätte maksta. Ja kindlasti, kui on mingisuguseid muresid, rõõme, siis tuleb alati neid jagada. Et kui me jätame neid ise endale, siis üks päev, kui me peame sellest nii-öelda normaalsesse ellu tagasi minema, siis me lihtsalt ei oska enam. Et üritame nii-öelda neid vanu harjumusi, mis meil kunagi olid, ikkagi elus hoida. Et üks päev, kui kokku saame, siis ei ole nii, et te ei oska enam. Aitäh sulle, Katrin, tänase ägeda, inspireeriva hommiku eest. Ma loodan, et sa tead, et sa oled tõeline kingitus meie valla noortele. Hea kuulaja, aitäh sulle, et võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga tänulikud selle eest. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid selles osas, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!